Welcome to Soulcast Podcast. My name is Hendrik. I'm here to discover the unknown and bring you with me on this adventure by speaking my truth and being inspired by others. Fuck yeah. 3, 2, 1 ja me oleme laivis. Tere, Julius. No tere, aitäh kutsumast. Ja ikka, mul on rõõm erinevaid inimesi siia kutsuda ja rääkida erinevatest huvitavatest asjadest. Jaa, mul on ka siin huvitav, nii. Aga alustame, kes sa oled, et sa teed niisugused imelikke filme või trash-filmid. Jah, tegelen sellega. Jaa, et see on huvitav, et kedagi ma tean, kes niisuguseid asju teeb ja kellel on teadmisi selle taga ja võib-olla ajaloost rääkida ja kõigest niisugust huvitavast. No kõigest, millest siin rääkida saame, Anna, sellest räägime. Aga filmidest? No võime alustada sealt, et... Jah, mis täpsemalt nagu, et kuidas... No liigume sellest, et kus sa näiteks esimese niisuguse mõtte said, et liikuks nii-öelda trash-filmide tegemisel või üldsegi nagu vaadata neid või et see on niisugune... No huvi filmide vastu algas juba väga ammu tegelikult. Et ma suuliselt nagu ütleme, et kasvasin kinos üles. Kinosaalis, ütleme niiviisi. Väiksena vaatasin väga palju filmi, ma töötas kinos ja viis mind filme vaatama läbi vaatustele ja sealt see siuke nagu öeldakse pisik hakkas külge filmide vastu siis. Ma nagu filmindust õppinud ei ole BFM-is ega kuskil, et see on kõik nagu tõesti omal initsiatiivil ja sõbrad, kellega ma koos seda filmi teeme enam ei olnud ka, et mõned on BFM-is õppinud teatud erialadel, mõned jälle on lihtsalt tõesti ka omal initsiatiivil, huvi pärast, et siukene õhina põhiselt, nagu öeldakse, teeme. Aga jaa, kultusfilmide vastu ka hakkas huvi suht mingi mõned tükk aega tagasi, et Tarantino filmid ja sealt hakkas see niiviisi huvi tulema. Mis see Quentin Tarantino režissor. Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Okei. Et jaa. Ja siis mingi hetkel tuli suke mõte pähe, et piisavalt palju olen filme näinud, vaadanud erinevad žanrid, trash-filmid, kultusfilmid, ka ise filmi tegeleme sõbraga filmifestivaliga, imelike filmide festival. Ja tekkis mõte, et aga miks mitte proovime ise ka siis mingisuguse filmi meenutava moodustise valmis teha siis. Ja nii siis sai alguse. Et 2016 alustasime esimese zombifilmi projektiga Reich of the Dead nimeks. Siukene natsizombidest täiesti friigi film. Ja kaasa on nagu mingis mõttes ajaloost inspireeritud natukene igastest nendest teooriatest, vandenõuteooriatest, mis teise maailmasse ja kõige sellega nagu kaasas käib. Ja mõtlesin, et võiks pulli teha ja teeme mingi sarnase asja valmis siis. Ja see filmiprojekt kestis kuni 2019 aastani. Kuigi tegelikult tegemist on lühifilmiga oli, aga kõik see stsenaariumi kirjutamine, kostüümide otsimine, näitlejate otsimine, siis stsenaariumi ümber kirjutamine, võttepaikade leidmine, kõik see võttis aega lihtsalt. Vahepeal olid nii, et mõned kuud üldse ei tegelenud selle asjaga, tegelesin mingi tööasjade, teiste särkidega. Aga mingis mõttes ka huvi algas pihta Hõhvist, et Haapsalu õuduse fantaasia filmifestival, mis iga aasta kevadel aprillis toimub Haapsalus siis, kus näidataksegi siukest underground kino, trash-filme, kultusfilme, õudukaid erinevatest žanritest, animatsioone. Ja siis ühel mu sõbral tekkis mõte, et teeme siukse lühifilmi ühe selle Hõhvi konkurssi jaoks. Ja siis, aga see oli juba veelgi kauem aega tagasi. Et see filmide valmistamise või filmide loomise protsess on juba, ütleme, et 2013 aastast peale alanud juba.
et mingisuguse väikse lühifilmi tegime valmis sõbraga, Kakumäe metsas filmisime täis mingi mobiiltelefoni kaameratega. See oli jah, kevadel mingi 2013 või niiviisi, selle asemel, et lõputööd kirjutada. Aga no lõpuks sai hakkama. Ja muidugi, kui oli see kõik ära filmitud, siis mõlemad jõudsime selgusele nagu pekki, me kumbki ei oska monteerida. Me ei tea ühtegi inimest, kes nagu oskaks monteerida, kes nagu saaks nagu mingid After Effectsid teha. Nii et see protsess jäi lihtsalt riiulisse tolmu koguma, kuni lõpuks ma tutvusin oma elu jooksul erinevate inimeste, animaatorite, sõpradega, kellega praegu suhtlen. Ja siis sealt sain ka natuke abi, kes siis monteerisid ja abistasid tehnilise külje pealt. Ja no sealt see kõik niiviisi läks edasi loomulikku jadapidi. Mis see kõige aega nõudvam nii-öelda protsess selle filmi tegemisel on? No ütleks, no ma arvan kindlasti stsenaariumi kirjutamine, siis see ümberkirjutamine, mingi täpsustamised, need asjad võtavad aega. Et seda pidi pidevalt niiviisi muutma natukene ja siis loomulikult ka võttepaikad otsimine, lepingute saamine, no et nõusoleku. Et muidugi saab ka nii teha, et lihtsalt punki panna ja ma ei tea, lähme kuskile, ma ei tea, varemetesse, paneme kaamera statiivi püsti, hakkame filmima, täiesti nii saab ka. Aga mõned asupaigad, kus me filmisime, need olid eravalduses. Ja ma veel mõni päev enne filmivõtteid, meil ei olnud ikka veel luba käes, või noh, vähemalt mina ei teadnud nagu, et millal see luba tuleb, kas tuleb see luba, et seal filmida. Et näitlejad, kõik Grimmeer ja kõik küsisid, no kas on võtted, ei ole võtted, mis siis vastus on. Tallinn väikses filmisime, ühes seal, kus need rongid seisavad. Aga lõpuks saime loa ja tegime seal võtteid ja oma vanas töökohas Sõjamuuseumis toimusid eelmise filmivõtted suhtes selles sõjaväetehnika angaaris. Aga jah, plaan oli saata see esimene Reich of the Dead HÖFFile ja 2019 aasta aprillis oli siis nii-öelda, noh, nagu öeldakse, avafilme. Et ennem oli see, ma ei tea, HÖFFil algab see sellega, et on mingisugune zombide paraad linna peale, inimesed on kostüümides, siis maristatakse sinna kultuurikeskusesse, siis seal on esimene avafilm ja sellega siis algab siis kogu festivale. Palju inimesi sinna koguneb? No seal oli ikka üle 100, sest suhtes mingi 200 oli, ma arvan, vähemalt seal saalis inimesi. Et jaa. Ja noh, iga päevaga tuli juurde ka inimesi sinna vaatama, mõned ei tulnud esimesel päeval, tulid järgmisel päeval ja nii edasi. Ma 2019 aastal ja viimati käisingi HÖFFil, aga jah, ma olin vist ühe öö olin Haapsalus, siis pidin linna tagasi tulema. Töö ja teised asjad ootasid. Aga ma olen seal ka veetnud nii, et lähen festivali alguseks kohale, sõpradega rendime seal mingi maja või korteri ja siis oleme kuni festivali lõpuni ikka mingi 2-3 ööd vähemalt. Aga no see oli juba tükkemat aega tagasi. Et võt selline lugu. Tundub niuke põnev trip nii-öelda selle filmi tegemine. Jaa, no see oli, jaa. Palju neid näitlejaid selle ajaga, et seda filmi teha, palju nagu neid näitlejaid sa nii-öelda kokku kõiki näitlejaid? Jaa, et ühe filmi jaoks. No see esimene film, selle oli ka ma ei tea, üle 20, 25, 24 kuskil, võib-olla umbes nii palju oli neid näitlejaid. Ise pidin ka mõned rollisooritused tegema, kaamera taga oleme rollisooritusi tegema ja vaata, umbes nii palju oli. Aga no põhiliselt sõbrad võtsid filmist osa, aga ma leidsin ka sealt Facebookist Pean saama näidelda grupp, kui oled kuulnud sellest, see Pean saama näidelda muidu surene, kus on siuksed entusiastid, kes pakuvad filmiprojekti, et võt otsin seda neid inimesi oma mingi võttepäevadeks sellel kuupäevale. Ja siis seal on siuksed näitleja entusiastid, kes on väga hea meelega nõus tulema filmi ja osalema. Kas tasuta või siis tasuliselt, et noh, see tuleb ka ära märkida, aga üldjuhul sealt olen leidnud küll inimesi küll.
ja nüüd tuleb nii-öelda teine osa sellel. Jaa, nüüd on teine osa käimas, et 14 veebruar olid esimesed filmivõtted. Patarei vanglas toimusid need. Film kannab nime siis Reich of the Reich. Et on esimene on Reich of the Dead, see on Reich of the Reich ja kolmas oleks miks mitte Dead of the Dead. Absurdne. On küll jah. That's the point. On küll jah, no see ongi jah. Ega no see tõsiselt, neid filme kui vaatad, see tõsiselt nagu on jah, raske võtta, no kurat küll, et mis selle venna see mingi point või sõnum selles filmis oli või et lihtsalt, et fun oleks, ütleme nii. Ja kui sa teed midagi, mis sulle meeldib ja nagu see podcast ka hakkas sellest, et ma ise vaatasin nii-öelda hästi palju podcast'e või kuulasin. Välismaami. Ja ma väga Eesti oma ei vaata. Nagu nüüd olen natukene vaadanud, seepärast ma olen kohustatud natukene õppima nende külalisi, kes tulevad ja siis mõned on juba podcast'is käinud, siis mul on nagu kergem teada, mis küsida ja kuidas vestlust viia edasi. Et ma pean õppima, et nüüd on see 8. podcast ja ma olen päris palju õppinud, päris palju vigu teinud, päris palju on veel õppida, jälgida enda oma keelt ja kuidas väljendada ennast. Et see on kõik protsessis nii-öelda selleks, et kuskile jõuda. Ma ei tea. No ja ega ma ise kui pole ka eriti vähe olen podcastidel olnud või niiviisi selleks külaliseks, et see on vist mul teine kord tegelikult. Ei, aga kuhu sa tahaksid nende filmidega jõuda? Ma tahaks ennem küsida, millal see teine versioon sellest filmist nii-öelda välja tuleb? Teine osa. No idee oleks järgmine aasta, 2022 siis. Ja plaan ikka, et Hõffil näidata, IFil näidata. Film Freeway on näiteks siukene lehekülg olemas internetis, kus on üle kogu maailma filmifestivalid pandud. Kaasarvatud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmifestival PÖFF näiteks on seal olemas. Seal on mingisugused USA, mingid underground filmifestivalid Indiast, Hiinast, you name it. Igast riigist praktiliselt on seal filmifestivalid ülevale ja saad sinna saata neid oma filme, teed sinna kasutajakonto ja laed filmi üles, saadad erinevatesse festivalidesse, siis mingil hetkel saad vastuse. Reich of the Deadiga nii hästi ei ole läinud, sealt on üldjuhul Excommunicado tulnud vastu. Aga näis, mis teisega saab. Võib-olla teine on parem. Et kaamera või mina, kes ma olen nüüd ka võib-olla natuke rohkem kogenud selles filmi valdkonnas, võib-olla teen parema filmi natukene ja äkki see juba jõuab kuskile, näis vaatab. Et festivalidele saata ja see on nagu see eesmärk lõppkokkuvõttes. Ja nii-öelda sa teed ise oma filmifestivali, et kuidas sellega on läinud? Ja ise teen festivali, ise teen filme seal. Teen filmi valmis, et on oma festivali. Tuleb teha ma ei tea, kuidas see ikka samamoodi ma kutsun ka külalised, kuidas nii-öelda ikka edasi saada, et sa pead ikka nii-öelda. Jaa, imelike filmifestivali loomulikult näidata seal ka, et ma olen Kuku klubist näidanud, olen päris palju filme näidanud, meil on tasuta üritused. Praegu paraku me ei saa üritusi teha seoses koroona ja sellega. Küll see kunagi üle läheb. Absoluutselt muidugi, et läheb siis täie rauaga edasi kütame, muidugi. Nii on. Aga Sõpruse kinos näiteks eelmine aasta tegime ühe filmiürituse, näitasime Rise and Fall of Estonia. See on see NO teatri lavastus Eestimaast. See on päris huvitav siuke lavastus oli ja siis oli filmi linti võetud ja meil oli külalisesineja seal. Ja samuti oleme Artise kinos mõned aastad tagasi teinud 2 päevas siukse filmiürituse. Et Craig Sestero käis Eestis esinemas või me kutsusime ta Eestisse. Ja Craig Sestero Ameerika näitleja, kes siis filmis The Room mängis. Mida loetakse maailma kõige sitemaks filmiks.
ja paari päev, mingi mõne tunniga ilmselt müüdi meil Artise kinos need piletid ära, ses suhtes, et seal tung oli päris suur. Aga jah, see oli ka väga huvitav kogemus ja üritus, et noh, sihukese suure projektiga tegelda ja orgunnida inimesed nagu Eestisse Ameerika Ühendriikidest ja siis nendega tegelda ja et see kõik nõudis väga suurt ettevalmistust ja sõber põhiliselt oli see, kes kui minu IFI kaaslooja nii-öelda, kes siis tegeles ja rääkis ameeriklastega siis. Võt. Et jaa, pulli on tehtud. Ei, see minu jaoks nagu ma väga nagu, no eks ma vaatan aeg-ajalt filme, aga suuremas ajast, ma ei tea, ma pigem ei vaata filme ja vaatan nagu midagi, noh, podcast'e, et õppida. Aga see niuke imelike filmide nii-öelda genre on minu meelest huvitavam, et ma mitte midagi ei tea sellest ja olekski huvitav nagu kuulata nagu midagi, mis või näha midagi, mis on nagu täiesti teine. Ja noh, see nimi ütlebki juba imelike filmide festival, et me ei näita just siukseid mainstream filme. Üldjuhul on siuke B-kategooria, C-kategooria filmid, täiesti trash, underground, kultusfilmid. No see on, ma arvan, hea hetk kuskil pilves peaaegu kohale tulla ja minna sealt ära nagu. Kainas oleks, vahet ei ole, see on sama. Ei, nali vaatajatele. Aga jaa, oota, sa koolis õppisid ajaloost ja ülikoolis, ja, et kas sa nagu oled siis vaadanud nagu filmi ajalukku ka, et mis nii-öelda kus need kõik võibolla esimene nii-öelda imelike filmide režissöör või nii-öelda mis see ajalugu teeb nagu selle filmi taga? No raske öelda niiviisi, et kus siuksed nagu freagi või underground filmid said algus, aga no näiteks mingis mõttes 30ndate alguses Ameerika film nagu Freaks oli kõige esimene või üks esimestest siukene, mis nagu väga suurt pinget või mitte pinget, aga sellist nagu öeldakse elevust tekitas kinomaastikus ja üleüldse avalikkuses, kuna film nagu Freaks seal reaalselt režissöör kasutas ju tsirkuse neid ebardeid või ma ei tea, kuidas seda öelda nüüd viisakalt, aga tead küll. Kääbuseid ja hiiglaseid ja neid teistsugusemaid inimesi. Karvaseid naisi. Ja, see on sama, kõiki neid. Et ja see ikka tekitas väga palju kõmu ja siiamaani tegelikult, et see on üks kultusfilmidest. Mustvalge filme 30ndatest. Aga näiteks kõige esimene film ju, mis valmis või mis tehti, oli ju see Lumiere'i vendade lühikesed videoklipid 1890 aastatel juba, mis oli kõige esimesed sellised liikuvad pildid, millest kino ajalugu alguses sai ju. Ja üks nendest klippidest oli ju rongi saabumine. Ongi lihtsalt lihtne kaader, kuidas filmitakse, kuidas vana auruvedur on ju 19. sajandil rongijaama saabub. Ja kui inimesed seda pimedas ruumis vaatasid ekraani pealt, kuidas suur rong nendel vastu sõidavad, siis inimesed nagu, see oli mingis mõttes õudusfilm, nad arvasid ka, kas mingi seinast tuleb need rongi neile vastu, jooksidki laiali niiviisi. Et siukese väga mõjuva efekti tegi. Et mingis esimene film, mis tehti, oli õudusfilmi. Kui niiviisi teatud vaatenurga alt siis. 1896 oli vist see aasta, kui ma eksi. Ja siis oli tehtud hulk teisi väikseid lühiklipikesi tehtud nende vendade poolt siis filmitud. Okei, huvitav. Midagi olen kuulnud selle rongi värgi kohta, et inimesed nagu mõtlesidki, et reaalselt rong tuleb. See nägi nii ehtne välja. Ja täiesti uus siukene tehnoloogia ime oli see ja rahvas ei teadnud, mida oodata. Jaa, muidugi. Ei kujuta ette, mis nendele, nad siis arvavad, kui me praegust tehnoloogiat nendele näitame.
näitame, et Avengeri filme endale näidata näiteks. see jumal. Segaduses on. ei jõhker, kuhu filmindus on nagu jõudnud. Jah, seda küll. Vahepeal nagu tekib ka see tunne, et nagu liiga üle pakutud. Et aga samas nagu inimese fookus on nii alla läinud, et sul on vaja mingi jõhkrat, mingi madinat, et nii-öelda inimest fookust. Mingis mõttes küll, jah, see on õige ses suhtes, et väga paljud efektid tehakse arvutitega ju üldsegi. Lihtsalt paneme mingi green screen'i, blue screen'i ette ja siis teeme mingi, ma ei tea, hullud armeed loome sinna näiteks ja ma ei tea, paneme nad arvuti teel kuidagi võitlema oma vahele. Ja muidugi saab selle väga ägedaks teha, aga näiteks 50ndatel aastatel ei olnud siukest tehnoloogiat, sa ei saanud arvuti teel mingit linnu ehitada. Sa pidid kõik ehitama ise ära, mingi maketid suurtes stuudiotes. Sa pidid palkama tuhandeid inimesi, kes mängiksid mingid sõdureid massistseenides. See oli hull vaev ikkagi. Et mingis mõttes ma siukest vanakooli seda nagu väga hindane. Et siukest nagu vaeva, mis sinna pandi seda pühendumust. Ja sa pidid olema ka, me rääkisime ennem, et nii-öelda sa pead olema loov ka enda nii-öelda trash filmi tegemisel, et sul ei ole mingi miljoneid eurosi antud selle jaoks, et seda filmi toota. See oli lihtsalt põhimõtteliselt kraavid igalt poolt kokku, mis sa saad ja nii-öelda proovid midagi teha sellest. Ma ise olen nii-öelda langenud sinna, et mu fookus on mõnes mõttes nagu võiks parem olla, et nii-öelda ma ei suuda nagu täiesti trash filme vaadata, sellepärast, et ma ikkagi ja üks nii-öelda ka, mis on viinud ka selleni, et mu fookus on võib-olla või midagi väga nagu niukest hella või niimoodi niukest vaike, niukest, ma ei tea, nagu mingid õrnad filmid või niuke ei sobi mulle, sest ma olen nii palju seda reaalsust ka vaadanud, et nii-öelda läbi podcastide ja igast nagu vaadates poliitikat ja niimoodi, siis nagu minu nagu see nii-öelda tase, kus ma näen väärtust sellel, mis ma vaatan või nii-öelda ma näen, et seal on nagu nii-öelda mingisugust nagu teadmisi taga või suuremat tõde ja siis vahel nagu ma ei suuda lihtsalt filme vaadata, sest et mul ei ole nagu pointi seal taga, et nii-öelda, aga paljudel nagu meeldib ja nagu kui vahel mul on olnud siin mingid niuksed nii-öelda downer time'id nii-öelda kaitseväes oli, et kui ma haige olin, siis ma põhimõtteliselt hommikust õhtuni vaatasingi filme ja aga millised sulle meeldivad siis või mis sorti filmid, kui sa vaatad neid siis, kui sa vaatad neid, et mida sa eelistad nagu komöödiat või actionit, thrillerit? Kui on hea komöödia, et see Ameerika komöödia on ka nii-öelda liiga üle pakutud. Aga milline on hea komöödia, too mingi näide heast komöödiafilmist, mis sulle näiteks meeldib? No, mulle meeldis see Teed, nagu see kaisukaru ja see, ta oli nagu huvitav, nagu veits üle pakutud ka, aga nagu niuke suitsetav kaisukaru ja ropendav ja joob ja suht äge. See oli hea film, pigem mulle meeldis ka esimene osa ja see on see Family Guy loojalt. Seth MacFarlane vist temalt on see film, see oli pigem mõnus. Ja siis ma ei tea nagu ega niimoodi peast ei tulegi, ma olen nii palju filme vaadanud, aga nagu ei oskagi öelda, aga Teed tuli jah kohe meelde. No, see on raske küsimus, et kui mult küsida, et mis on sinu lemmikfilm, ma ka ei oska vastata, ma tekib küsimus, mul tuleb nagu 100 filmid nüüd ette, aga no nii hakka nüüd võtta nüüd kõige lemmikum välja milline, aga millisest žanrist, siis juba on lihtsam niiviisi, et thrillerist meeldib see näiteks, õudukast see, need näiteks ja nii edasi. Avengers, nii-öelda need action filmidest Avengers, mis oli Infinity Wars, see oli minu meelest päris äge. Batman, see, mis oli see Nolani Dark Knightid Dark Knight ja see on üks kõva film. Kui see triloogia ja Nolan tegi väga ägeda töö. Muidu mul nagu Marveli filmid mõned meeldivad, aga üldjuhul ma neid väga ei vaata. Sama Doctor Strange näiteks, sest need mõned X-meni filmid ja need on päris kihvtid. Jah
Deadpool. Jaa, see on nagu filmi niuke next step oli, et kui see välja tuli, ei olnud ühtegi filmi, mis oleks sarnane sellele nii-öelda sellele nendele naljadele ja sellele nii-öelda vägivallale, mis seal oli. jah, see vägivald oli ka päris, aga noh, jällegi see ongi, et me oleme juba nii ära harjunud niisuguste asjadega, et Deadpool jaa oli nagu päris siukene noh, mõnus erguti, ütleme nii, mis muidu on jah, siuksed nagu Marveli filmid, kui ma ei tea, hästi naiivsed ja siis järsku tuleb Deadpool, mingi ropendamine ja mingi verevalamine käib, tõesti hullu panemine 90ndatel, kus juures no sealt on pärinev film nagu Blade Wesley Snipesiga peaosas ja no see oli ka ikka päris rets ikka hullu panemine, mingi vampiiride nottimine käis. Ja see oli, ma siiamaani vaatasin kuskil TNT nii-öelda kanalilt seda ja lõpus tuli mingi lugu, mingi nagu drum and bass track nagu sellest nii-öelda ja siiamaani ei leia üles, otsin nagu segane Blade'ist või? Ja Blade'i mingi drum and bass track nagu huvitavad niuksed need Swordi niuksed nagu need nagu mingid original soundid olid ka seal sees. Kas see oli nagu filmi lõpus? Lõpus seal, kus need kirjad on, aga ma otsisin nagu filme igalt poolt, ma ei leidnud seda, et see oli väga huvitav, kuidas see niimoodi sai juhtuda. Blade'il oli väga kihvt soundtrack ses suhtes, mingi tehnoreiv, mis seal mingi filmi alguses tümmis ja mäletad see reivi pidus seal. Nendel oli väga kihvt soundtrack. Aga see on päris, sa andsid hea mõtte, et lähen koju ja siis hakkan mõtlema, mis asi see oli, mis ennast hakkas ka praegu huvitama, mis lugu see oli siis peakski Blade'i uuesti ära vaatama, pole väga ammu näinud. Ja see oli veits mingi verevalamine käis seal mingi no see oli see oli enne seda, kui mingisugune poliitkorrektsus ja see värk nagu domineerima hakkas, siis võis nagu sihukest hullu panna natukene. Ja see, no ma ei tea, minu meelest see poliitkorrektsus on liiga kaugele läinud sellega, et mis on naljakas ja mis on liiga nagu palju ja niikuinii inimesed teevad neid imelikke filme ja igasuguseid veidrusi. See, et mainstreamis ei jõuaks nagu nii-öelda, see on ka ikkagi, mida rohkem sa piirad asju, seda rohkem inimesed tahavad vaadata, et see on suht fakt olnud, et sa Jordan B. Petersoni tead või? Ma olen kuulnud temast, jah. Need social warrior aktivistid, need proovisid teda maha ja et need tahtsid teda maha võtta ja igat pidi panid temast videosi siis YouTube'i, kus nemad proovisid nii-öelda teda maha teha, aga täpselt vastupidine tekkis, et nii-öelda vend sai just hakkas raha teenima nende pealt, et nemad tegid seda talle. Ei ole olemas halba kuulsust või halba reklaami, ütleme nii, või halb kuulsus on olemas, aga halba reklaami ei ole olemas, nagu öeldakse. Tegid talle reklaami enese teadmata, mis on irooniline. Ma muidu selle Petersoniga väga kursis ei ole, et oota, ma olen kuulnud seda nime küll kuskilt ja võib-olla mäletasin, millega ta tegeles ka praegu, mis on natuke hämar maa, et kui sa tuletaksid meelde, et mis see vend, kes ta oli või mis ta... Ta on nii-öelda psühholoog. Mul täpselt ei mäleta, milline psühholoog ta oli. Ta ka poliitikas oli sees ja õppis seda, aga jah, ta elutöö on rohkem siis psühholoogias olnud ja ta on hästi nii-öelda distsipliin inimene. 15 aastat ta kirjutas raamatut ja ta põhimõtteliselt kogu aeg nagu lendas enda nagu nendele argumentidele peale nii kaua, kui tal ei olnud võimalust lihtsalt seda nii-öelda argumenti nii-öelda maha tõmmata enam. Et ta on hästi ettevaatlik oma sõnadega ja samamoodi võiks mina ka olla nii ettevaatlik ja fookusseeritud enda nii-öelda välja andvatele sõnadele ja argumenti pidada võib-olla iseendaga ka vahepeal. Jaa, argumente peame kõik vahel iseendaga. Aga see selleks juba, et inimesed osad nii-öelda pelgavad argumente juba teiste inimestega. See tähendab juba seda ka, et nad ei saa endaga argumenti ka väga pidada. Et seal on nagu see nii-öelda
see tõstab stressi ka ju tegelikult. Ega sa ei taha ju tegelikult argumenti pidada inimestega. Ma olen lihtsalt leppinud sellega, et see on nagu elu. Ma nagu argumentidest ei jookse ära, et ma tahan teada, mis teise inimese tõde on ja kus meie kompromiss seal vahel või me läheme sõpradena lahku või me lihtsalt ei ütle ja aega ka, et nagu igat pidi võib see juhtuda, et mul on igat pidi need läinud ja lihtsalt proovin õppida ja ma ei tea, rohkem nagu kuulata ja sellepärast podcast on ka hästi tore teha seda, seepärast ma pean nagu päris fookuses olema ja olema nagu nii-öelda teadlik. Üldjuhul nagu kardetakse argumenti minna võib-olla sellepärast lihtsalt või taheta minna, lihtsalt kardetakse ma ei tea teise arvamust või kriitikat või midagi siukest näiteks ja teiste mingi halba paha meelt või tead küll siukest negatiivset suhtumist, võib-olla selles on asi näiteks. Jaa, see on ka üks sellest tõest selle taga. Mis veel lisaks võib-olla on see, et me ei taha oma uskumisi nii-öelda uskumisi proovile panna. Et me tavaliselt jääme kaitsma enda seda ja kui nii-öelda sina ütled, ma näiteks, ma ei tea, millest ma räägin, vaata, mina ütlen, et see on tõde ja siis meil on argument selle peale, et ma ei tea, et see on kas tõde või ei ole, aga võib-olla minu kartus oleks see, et võib-olla sina ütled selle aja jooksul nii palju neid asju, mis on tõeväärsed, et mina pean ümber mõtlema enda uskumuse. Et aga see on natukene sitt teha või nagu see ei ole kõige parem, vaata, see ei ole lähe nagu suurem osa inimesed ei lähe argumenti selle peale, et nagu, et ma tahaks kasvada, vaata. Suhteliselt on ikkagi see, et nagu, et mul on õigus või tal on vale ja siis argument on selle vahel. Aga mina proovin argumenti pidada seal, et oota, kus sa seda võtad või nagu kuskilt sügavamalt nagu hakata uurima ja mis mina soovitan see, et kuula ennem, sest et siis sa tead rohkem nagu inimesest ise ja siis oskad nii-öelda ka tema arvamusi ja nii-öelda teadmisi nii-öelda lahti võtta ja siis serveerida niimoodi, et nii-öelda ta võib-olla saaks aru mingitest pointidest, millest ta ei saa aru. Ja absoluutselt muidugi. Ma tahtsin midagi öelda vahel, aga mul praegu läks tuli meelde. Lihtsalt 2 teemat, millest ei tasuks kunagi, ma arvan, et vaielda, mis on täiesti mõttetu, on poliitika ja religioone. Minu arust. Nagu ma ei saa aru, miks mõned inimesed sellest vaidlevad, et keda nad valisid ja siis hakkavad teineid selle, ma ei tea, puid alla loopima, nagu öeldakse, mis vahet seal on nagu. Et see on nagu 2 teemat, mis nagu minu arust ei ole täiesti mõttetud. Mille üle vaielda, religioon ja poliitika. Arutada nendest asjadest on nagu väga mõistlik. Arutada on üks asi, arutada küll, jah. Aga see, et mingi keegi hakkab vaidluseks, et debatiks läheb ja ma ei tea. Ja. No poliitika on ju üks lihtsalt sita ajamine. Nemad lihtsalt ajavad sulle sitta, et nad saaks su hääle ja siis kui nad lõpuks postil on, nad teevad kõik teistmoodi, kui nad tegelikult lubasid. Ma ei tea, kas nüüd nii mustvalge kõik on, et eks ikka viiakse ka lubadusi ellu näiteks ja täide viiakse muidugi. Aga valimisel loomulikult räägitakse ikka väga suurt mulli, ikka teeme seda, teist ja kolmandat ja aga ega tänapäeval erakondade vahel Eestis, ega minu arust see ideoloogia on ka suhtlemis kohati väga ähmaseks muutunud, kõik on nagu enam üks ja sama, kõik ongi enam üks ja sama lihtsalt. Ega ma olen juba märganud tükk aega seda, et ei olegi nagu left and right, ma arvan, et seal on mingi kõrgem asi või mingi nagu see kord ise ei muutugi, et vahet ei ole, mis president USAs on, mis Eestis on, mingi muu asi lükkab seda nagu paati edasi. Kindlasti, jah. Et meie president on ju lihtsalt see, kes vastutust võtab või nii-öelda esineb. Esindusisik on ta. Ameerikas on, Eestis on see Eestis parlamentaarne riik on Eesti, et siin nagu parlamendil on põhiliselt see nii-öelda võim siis. Aga president on lihtsalt esindusisik. Ameerikas on president on nagu nii-öelda juht või ikka võtab tähtsamaid otsuseid vastu ja
aga selle Trumpi värgiga oli selgelt näha, et seal on ka kõrgem mingi asi on, segab vahele. ei no muidugi jaa, ega president ei saa kõiki asju ise otsustada ja vastu võtta, loomulikult ta peab kuulama teisi organisatsioone samuti. ei, seda muidugi, aga ma räägin nagu niimoodi, et seal oli ikka Trumpi vastast või nii-öelda, tegelikult ma ei tea, kuidas teised vaatavad, väga paljud on nagu, et on kloun, aga minu meelest oli tegelikult ta nii-öelda push'is kohtadest riiki, kus oleks pidanud juba ammu tegelikult push ima, et seal oli hästi palju mingid niisugused katkisid kohti ja see, et Trump nagu, et see fake meedia ja värki nagu seda rõhutas ka, see on nagu minu meelest müts maha. Paljud inimesed ei julge teha, seepärast et nad on nii-öelda kellegi rahatissi otsas ja see rahatiss võetakse ära, kui sa nii-öelda ei ütle või ütled midagi, ma ei tea, absurdset ja mis ei meeldi. Trumpil oli see, et tal on pohhui, ta ei saa kontrollida mind, teda ei saa poliitiliselt kontrollida rahaga, ähvarduste asjadega, seepärast et kutil on kõik olemas. Tavaliste poliitikutega Eestis ja mujal maailmas vabalt saavad pankurid ja miljonärid ja biljonärid või mingisugused niisugused isegi kaugemalt isikud, kelle nime ega staatust me ei tea, aga nad on seal. No kindlasti jah, võib-olla selle üle saab spekuleerida. Vaata, minu meelest see on veits niisugune minu jaoks veits imelik mõelda, et meil on korruptsioon olnud ju aastasadu, tuhandeid juba, kogu aeg on nii-öelda ajaloost meil pilte, kuidas on nii-öelda käest ära asi läinud ja nüüd järsku me ei usu sellesse. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Kuidas me järsku võtame niimoodi, et halbu inimesi ei saa niimoodi olla, me keerame nagu selja asjadele, millele me peaks otsa vaatama. Nagu näiteks, mis asjad, et no tänapäeval on inimesed, kes kontrollivad seda maailma ja nad ei ole kõige heatahtlikumad inimesed. Kas see on nii absurdne asi, mis öelda või kas nagu läbi ajaloo ja igat pidi on meil nii-öelda näidata ja vaata Hiinat ja kuidas me nagu samamoodi lihtsalt inimesed teevad seda kavalamalt Euroopas. No jah, Hiina ses suhtes majanduslikult kasvav võime ja poliitiliselt USA-st varsti on nad ees ja nad ostavad ju nii palju firmasi on, mis on hiinlastele kuuluvad Euroopas, Aafrikas, igal poole koloniseerivad vaikselt. Ja see nii-öelda social credit ja niisugused asjad, mis on seal juba käigus, on ka nii-öelda küsitlusel ka Euroopas ja USAs. Ja tänu sellele ka veel pushitakse päris palju seda, et nii-öelda praegu on see koroona olukord ja inimesed väga ei allu ja ei taha alluda ja kuidas inimesed kontrolli alla panna on social credit, et piirata su nii-öelda vabadust veel. Kusjuures lugesin Delfist või ma mitte ei lugenud, aga lasin silmadega üle lihtsalt mingid artiklid iga päev lasen üle nüüsi vaatan, mis toimub. Ja seal mingi küsitlus oli Eestis, see on samas, et seoses koroonapiirangutega, et kuidas rahvale need tunduvad ja vist mingi suurem enamus rahvas nõuab isegi võib-olla on nõus, et kui pannaks veelgi karmimad piirangud peale. Mina näiteks, ma ka nagu algul või pigem olen nagu nende piirangute poolt, et kõik see viirus, see jama nagu läbi saaks, et natuke sukest karmi kätte näidata. Aga nüüd, kui on, kõik on lukus, mingit kohti lahti ei ole ju, aga ometigi nakatunute arv ikkagi on jätkuvalt tõusuteele. Et see on huvitav fenomen, et mida siis teha. Kuid on aina rohkem maski kandmine nagu umbes septembris, oktoobris ainult mõned kandsid bussis maski. Novembris, detsembris, jaanuaris juba üle poolte kandsid maski ja nüüdseks on ainult mõni bussis on ilma maskita ja mitte midagi ei aita. Need numbrid ei läinud juba sügisest,
nüüd on juba talv läbi, need numbrid ei ole ikka maskidega alla läinud, mis tsirkust me mängime. Ja selle lockdownidega nii-öelda, et paneme kõik kinni. Seda on näha, mis toimub juba Škotimaal ja UK-st. Te lihtsalt viite inimesed nii kaugele, et nad tulevadki tänavatele ja jagavad seda viirust veel kiiremini edasi. Kui 1500 nii-öelda positiivsed on iga päev meil nii-öelda Eestis. Praegune statistika 1500, eks. 2 aastaga on meil kõik rahvas juba koroonat läbi põdenud. See on hea ju. Ja, nagu, mida me teeme üldsegi nagu... Teeme kiiresti selle asja ära, paneme selle kõik lahti, me kasvame majanduslikult kiiremini kui ülejäänud maailm ja Eesti saab ennast kiiremini jalale. Võib-olla paneme kõik kinni niimoodi, et Eestist välja ega sisse ei saa. Et me teeme oma 2-aastase kuradi tuuri ära siin inimesed, kes nagu, kes tahavad vaktsiini teha, need tulevad vaktsiini. Praegu on see ka, et mingi Olerexis kuulsin, et need juba nõuavad vaktsiini. See on absurdne, kuidas saavad inimesed üle sinu keha kontrollida. Et mida sina võid sinna sisse panna ja või sisse panna. See ongi see lockdown, mida ta teeb tegelikult, on see, et see viia su viimase piirini, kus sul ei ole väga raha enam, sa oled väsinud sellest ja sulle lükatakse vaktsiini ette, et tee vaktsiin ära, sa saad enda vabaduse tagasi, nii-öelda vabaduse. Sa sellest hetkeks, kui vaktsiini oled ära võtnud, sa andsid enda täieliku vabaduse minu meelest ära. Nagu see on minu meelest nagu absoluutselt nagu, kui sa nii-öelda läbi pingete nagu, okei, kui sa tahtsid vaktsiini algusest peale, tegid selle vaktsiini, see on sinu asi, nagu, kui sa tunned hästi ennast, palju on väga inimesed, kes on pushitud tegema niimoodi, et nad ütlesid, et ma vaktsiini ei tee ja läbi selle, et nüüd on lockdowni pandud, tema töö, tema pere, kõik on mingi ohtu keeratud, siis tal ei jäägi muud üle, et lihtsalt teha see vaktsiin. Samas mingis mõttes see on oluline, ma ei ole mingi vaktsiini vastane, ma arvan, et see on oluline, et no näiteks 50-ndatel levis oli ju laste halvatuse pandeemia ja Eesti NSV-s samuti ja Nõukogude Liidus levis laste halvatus ja tehti vaktsiin ja Eesti NSV-s tehti minu arust mingi sundvaktsineerimine, kõike vaktsineeriti ära lihtsalt valdav enamus ja mingi paari aastaga oli 50-ndate lõpus, siis Eesti oli kuulutatud, et esimeseks riigiks maailmas, Eesti NSV esimeseks riigiks maailmas, kust laste halvatus on likvideeritud. Ja siiamaani ei ole mitte mingit juhtumeid olnud sellest, seda ei ole enam. Tead, et see vaktsiin oli täiesti teine vaktsiin ka? Ei. Et see eelmised vaktsiinid olid, et sa süstid inimesele sisse natukene seda viirust, et ta nii-öelda ei haigestuks väga hullusti, et ta haigustub ära ja nagu siis ta immuunsüsteem on tugevam. Aga sa tead, mis vaktsiin praegu meile söödetakse sisse? Ma ütleb koroonavaktsiinidest mis või? RNA, see on nii-öelda RNA ütleb juba DNA, et see muudab DNA-d. Seda ei ole kunagi olnud nii-öelda miljonite inimeste peal proovitud ja see pushiti aastaga välja. Eelmised või maksimum vist võttis mingi 10+ aastat, miinimum oli seal mingi 4-5 aastat, kui üks vaktsiin välja toodi. Aga samas ma ütleksin seda, et seoses selle praeguse pandeemiaga kõik ravimifirmad või kogu meditsiini on pandud lihtsalt täitma seda ühte eesmärki, et sellele viirusele leida vaktsiine. Aga kuidas sa suudad aega kiiremaks teha? Sa ei saa ju ette aimata, kuidas 10 aastaga see vaktsiin toimub. Ma saan aru, et üldjuhul võtab see väga kaua aega, et mingi vaktsiini leida ja nevis loomulikult, jah. No see on kahtlane moment natukene, aga samas väga paljud firmad meditsiinis ju olid ühele eesmärgile keskendunud, kõik nagu öeldaks, kõik laevad nagu läksid sinna ühes suunas. Võib-olla näiteks see on üks faktor, miks nagu nii kiiresti vaktsiin tuli, mis minu jaoks oli see ka kahtlane natukene taotamisesse nagu juba see on mingi aasta aega on see jama kestnud ja juba on mingisugune vaktsiin, huvitav. No minu meeleks ei oleks üllatav mulle, kui ma ei oleks ise oma nii-öelda uurimistööd teinud.
ma olen hästi palju enda uurimistööd teinud ja siis ongi, et nagu, et selle umbes 4-10 aasta jooksul tavaline vaktsiin tuleb. Seal on nii-öelda nagu pikaajalised nii-öelda uurimised, mis nende inimestega juhtub ja nüüd lihtsalt jooksti sellest kõigest üle. Me ei tea, mida me sisse endale paneme, aga inimesed on nii hirmus ja tahavad nii-öelda, et selle asi ära lõppeks. Mina suudaks nagu edasi olla nagu ilma, et ma annaks enda vabadust ära vaata, aga paljudele nagu pohhu nagu see on, kuidas nii-öelda mis mõttes nagu vabadust ära ses suhtes, et vabadust enda keha üle, sinu keha, et sa ei lähe selle asjaga seni nagu kaasa. Praegu on nagu see, et need inimesed, kes ei taha vaktsiini teha, vaata need inimesed on praegu niisuguses positsioonis ikkagi, et kui see läheb mandatory nagu, et kõigile ja kui su töökoht ja niimoodi, see ei ole ju nagu reaalselt moraalselt juba ju vabadus. Mul töö juurest küsiti, et kas ma tahan vaktsiini või ei taha vaktsiini. Ma ütlesin, et ma detsembris põdesin koroona läbi ses suhtes ja mul on antikehad. Teadus räägib ka ju, et antikehad vähemalt mingi pool aastat vähemalt eksisteerivad sulle. Seega mul pole praegu mõtet teha mingit vaktsineerimist. Aga ma ei saa aru, mis antikehad ka, et nii-öelda kui vaktsiini tehtakse ju, et nii-öelda sa ju... test saab vereproovist teada selle, et kas sul on antikehad või ei ole antikehi. No ma saan aru, kes on mul juba... ka läbi põdenud, on käinud testi tegemas ja nendel on antikehad. Jaa, aga ma mõtlen, et kui sa niikuinii selle läbi paed, vaata, sa ei saa ju, see ei saa hullemaks minna enam. No jaa, ei muidugi, sa ei... Et mis see 6 kuud annab nagu, et kui pärast koroona saad nagu, mis siis on nagu ja mis see vaktsiin nagu kokkuvõttes teeb, kas iga poole aasta pärast pead vaktsiini võtma endale, mis on nii-öelda eksperimenti juba ja siis veel raskemetallid, kloriid ja fluoriidi mingisugused nii-öelda slash mingi kuradi värgid on seal sees. See on kõik teaduslikult olemas, nagu see, vaadake seda kokteili, mis sisse panete. Nagu see ongi nagu minu arust nagu ja mis on juba joogivees on kloriid ja nii edasi. Ja nendest riikidest on näha, et päris paljud inimestel nagu kognitiivne võimekus langeb, sest et meie ajule ei ole hea, kui on kõrge raua sisaldus. Me oleme puhta vee peal nii-öelda kasvanud, meie loodus andis alati meile puhast vett. jah. Et see on jah, ma lihtsalt nagu ma olen nii palju tunde selle alla pannud, mis tavainimene tegelikult ei tee. Nagu seal ongi, et nagu kui mu argumenti nagu tuldakse, et nii-öelda tüüpiliselt, kuidas nii-öelda tuldakse minu juurde, kui ma olen nagu maski vastane või maski kanna kuskil, et sa oled see vend, kes seal see QAnon mingisugune asjadesse usud ka, ma mingi, et nagu ma olen kuulnud sellest, aga ma ei ole mingi fan. QAnon, see oli mingi conspiracy värk, vaata see, kes sinna reidis sinna Valgesse Majja, et need olid need QAnon vennad. Oota, mõtled, kes seal mingi Trumpi pooldad olid ja seal mingi Kapitooliumis seal mingi hullu panid või? No need jah, need ma ei tea, need olid jah mingi täiesti imelik seltskond oli. Ja, aga vaata, nüüd ongi see, et kui sa juba maski ei kanna või nii-öelda oled selle režiimi vastu, vaata, siis siin tembeldatakse juba meedia kaudu niimoodi, et minu juurde tulevad inimesed, kes ei tea mitte midagi minust ja ütlevad juba, et sa oled see vend, käisid seal, see vend, kes vaatab neid asju. Ega võib-olla meedia, korraskan vahel, mitte meedia võib-olla isegi ei ole see, mis aga näiteks lähed poodi ja niiviisi siis teised inimesed hakkavad juba niiviisi ma ei tea, nagu nõiaprotsess hakkab kividega loopima, et nagu mis mõttes, kuidas sa nüüd selline oled ilma maskita, tahad meid ära tappa ja mis ei no mina näiteks kui poodi lähen loomulikult panen maski ette ja solidaarsuse mõttes lihtsalt panen ette, et okei, panen ette selle maski, mingid ei hakka ma rääkima midagi, et mul mingi õigus rikutakse, no mis õigus see rikub mul, panen selle maski ette ja see on hull õiguste rikkumine mulle, väga ei ole ikka nagu. Vaata, üks asi on sümboolika asjade taga, et kuidas tegelikult maailm hästi palju liigub ja kuidas meie ka oma psühholoogia võtab vastu nii-öelda uut informatsiooni või nii-öelda vana informatsiooni. Me oleme harjunud mingid sümboleid vastu võtma, kas see on muusika, kas see on nii-öelda
nii-öelda mingid emotsioonid ja värgid, kas see on alkoholist emotsioon, bla bla bla, nii-öelda sümbol. Filmidesse pannakse ka siukseid sümboleid ja asju. Vaata sümbol maski kandmisel on ole vait. Ole vait ja ära räägi oma tõtt. Sellepärast ma selle podcasti ka tegin, ma räägin oma tõtt ja ma ei kanna maski ja ma ei lase sellel maailmal nii kaugele minna, kus me inimesed ei saa enam rääkida niisugustest asjadest. Seepärast, et see sama jutt praegu paari aasta pärast võib-olla ei saa internetis ollagi, ma ei saa seda asja vestelda. Juba Eestis ja mujal maailmas nagu Škotimaal, seal inimesed nii-öelda protestisid selle poolt, et politseil oleks rohkem kontrolli, et nad saaksid siis ilmutada inimesi rohkem ja lockdowni kõik panna. Nüüdseks on need nii-öelda asjad juba siis implementitud, nii-öelda juba väestatud, politsei juba võtab tänavalt inimesi vägivallaga või mitte. Hispaanias oli ka niiviisi ju alguses eelmine kevad ju, et mingi paar tuhat eurot pandi trahv peale, kui ilma põhjuseta liikusid ringi Hispaanias, Prantsusmaale. Seal oli ka päris hull. Ja, aga nüüd need samad inimesed, kes olid selle poolt, et teha seda, nüüd nemad on tänavatel ja nõuavad enda vabasudisi tagasi, sest et asi on nii kaugele viidud, et Škoti inimesed ei saa oma kodus isegi rääkida oma tõde oma perekonna vahel, ilma et nad peaksid kartuses olema, et kui praegu government või see keegi filmib kuskilt või et me räägime siin niisugustest asjadest, mis me praegu räägime. Siis need, kas tulevad rahatrahvid, lähevad kinni ära, võetakse töö ära, mis iganes. Meid on viidud viimase piirini ja inimesed lähevad, see ongi minu meelest eestlaste üks niuke loll värk, et me oleme nagu enda siin mingi väikses Eestis ja me vaatame ainult seda, mis Eestis nii-öelda, me vaatame läbi Eesti meediat seda nii-öelda maailma. Et nii-öelda me kunagi ei lähe internetti vaadata, mis Škotimaa meedia räägib, mis Austraalia meedia räägib, mis räägib USA meedia. Mis Venemaal ja mis Venemaal, Venega on veits lihtsam, aga USA-ga ja niimoodi Austraaliaga. Inimesed ei tea, mis maailmas toimub väga ja tavaline meedia ei rõhuta neid asju, mis ma just räägin ja see on täiesti olemas. See on täiesti, sajad tuhanded inimesed on praegu pissed off, nad on tänavatel. Meil oli just see protest ka Eestis, vaata, kus see rongkäik nii-öelda autodega sõitsid läbi Eesti ja niimoodi kogunesid Tallinnas, Pärnus ja niimoodi. Tartus, ja meedia ütles, et mingid sajad inimesed said kokku, jällegi vale, Eestis said tuhanded inimesed kokku. UK-s. See oli rohkem, minu arust see autodega läbi Eesti sõitmine, see oli minu arust rohkem mingi valitsuse vastane ja mingi Kaja Kallase valitsuse vastu, aga lihtsalt pandi jälle koroona ja mingi koroona vastased seal sõidavad ringi ja protestivad ja see oli ka minu arust midagi, mida meedia rääkis. Aga vaata see üks asi, nagu nad on see grupp, kõik asjad on veits keerulisemad ja inimmõistus tahab lihtsat lahendust. Me tahame uskuda nendest asjadest, mis ma usume, seepärast, et see on lihtsam. Meil on elus lihtsam, kui me ei peaks ümber mõtlema iga päev enda seisukohti. Seepärast, et iga kord, kui ma tuleks sinuga räägin, ma pean ju ennast nii-öelda update ima ja pärast veel tšekkima seda, kas see on tõde. Ja nii-öelda mina olen niimoodi edasi läinud enda elus, et ma nagu tšekin, ma küsitlen, ma nagu vaatan igale poole. Aga see Eestis toimub. Kus sa tead samas, et see, mida mingi välismeedias räägitakse, mida seal mingi USA ja Austraalia ja jumal teab, mis meedia veel räägivad, see tõde on. Ma arvan, et mingi tõde, kus jõukast... Ma ei räägi nagu sellest, vaata, kui sa vaatad asju nii-öelda laiemas silmapiiris, sa vaatad ümber maailma, mis toimub ja sa enam-vähem saad aimata ära, mis seal vahel toimub. See ongi nagu, et küsitle ise, vaata ise ära, usu, mis sulle räägitakse, analüüsi seda kõike, mis sulle ette on antud, sa pead ise otsima tõde. Tõde ei ole sulle nii kergelt antev, aga see on raske tõde leida praeguses keskkonnas. Aga seal on universaalne tõde, mis on selle koroona taga, mis tegelikult valitsused mõtlevad, mis nagu seal tagapildil. Nagu mina proovin otsida seda tõde sealt taga. Ja ma olen väga skeptiline ise enda arvamustes ka, ma vähemalt kaks korda nädalas mõtlen, et tead, võib-olla mul on kõik vale. Kõik, mis ma arvan koroonast, kõik vaktsiinist, kõik on vale. Aga
kuidagi süda või nii-öelda nagu uurides ikka edasi nagu märkan, et see korruptsioon on nagu liiga sügav, et nii-öelda ja jah, kui veel lihtsalt öelda, et jaa, et eestlased võiksid rohkem vaadata nagu laiemalt ja see ei ole kerge, sa ei saa lihtsalt minna ja üks asi, meie ego hakkab sinna vastu, me ei suuda nagu teist poolt vastu võtta, sellepärast on ka left and right ja republican nii-öelda kõik need juured, sellepärast et me tahame nagu kuskile kuuluda. Et kui ma pooldame oma gruppi, me vähemalt kuulume kuskile, see on see tribalism, vaata, ja sellest tuleks ka inimestele üle olla, et nad suudaks iseseisvad olla ja uskuda nendesse asjadesse, millesse nemad usuvad ja gruppi sellest luua, võibolla luua üldsegi uus asi ja see ei tähenda, et sa peaksid teiste vastane olema või koroona vastane või mis iganes. Ma räägin, ma olen muidu nii-öelda maski vastane, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et kui ma olen haige, ma panen maski pähe. See on nagu, mis ma sain. No kui haige oled, siis mõttega on see koju jääda siis suhtesse. Jaa, aga näiteks Jaapanis on läbi aegade nendel nii-öelda värk, et kui oled haige, paned maski pähe, sa lähed tööle, teed oma asju edasi. No Hiinas ka ja minu seal, kas see pole see point, et üldse, kuna seal nagu nii saastatud keskkond ja õhk on, eriti just Hiinas, mingites suurtes linnades, nad kannavadki seda maski lihtsalt, et oma hingamisteid selle saasta ja selle värgi eest kaitsta. See ei ole gaasid, sudu, kõik mis seal on, Shanghai ja suured hiiglaslikud linnad. See ei ole ainult sellest, et Jaapanis on ma ise tegin researchi ja seal on läbi aegade, et nii-öelda sa oled väga viisakas, nii-öelda näitab sinust väga suurt nii-öelda respekti, kui sa oled, sul on nohu ja köha tekkis või midagi ja sa paned oma maski pähe ja kõnnid niimoodi ringi. Ja sellest ma saan täiesti aru, seal on läbi aegade olnud researchi, et kui sa oled haige, sinu ju need priisad ei lähe igale poole, kui sa aevastad ja kui sa köhid. Selleks see mask on. Aga nad on distsiplineeritud rahvas, jaapanlased. Aga jällegi on see ka, et nii-öelda ega seal ka numbrid kuskil täiesti all ei ole ja niimoodi ikka see koroona case'id on. Ja see on niisugune teooria, et lähme Eesti juurde korra tagasi, et miks nagu Eestis numbrid tõusevad pidevalt, kuigi kõik on lockdownis on ju. Et on see, et vanades mingites nõukaaegsetes majades Mustamäel, Lasnamäel, et ventilatsioonisüsteem on väga pekkis ja see levibki nagu korteritesse niiviisi. Ei ole mingisugune uuring tehti. See on mingi mõni nädal tagasi või eelmine nädal üks sõber postitas või saatis mulle siukse artikli. Et see on üks teooria, miks Maardu näiteks ja kõik need linnad. Okei. Aga ses suhtes ma ise arvan, et 1000 nakatunud on, aga ma usun, et tubli üle 90% poeb selleni, mis suht kodustes tingimustes läbi. Ma loodan. Rohkem kui 90%. No jaa, seda küll. No mõtle ju, haiglas 500 inimest nagu kogu sellest värgist nagu ja ma ei tea, see on, et need inimesed, kes surevad, need on niigi nõrga immuunsüsteemiga. Ja vahepeal me mängime liiga palju kaadi või hoiame sellest nagu elust liiga nagu see nagu ma ei tea nagu... Samas, kuidas see on vahel, on mõned inimesed näiteks, kes on väga tugeva tervisega olnud sportlased ja kellest ma olen kuulnud mingid tuttavad ja nii edasi ja kes on ka väga karmilt selle läbi põdenud nädalaid ja nädalaid lihtsalt siruli maas olnud ja kes on nagu olnud just raudse tervisega toitunud korrektselt, sporti teinud regulaarselt ja tead küll siuksed sportliku eluviisiga ja neid on see maha niitanud et ma ei tea, ma arvan, ma ei tea, millest see kõik oleneb, kuidas see valib niiviisi ohvreid välja ses suhtes, et see saab karmimalt, see saab kergemalt elab läbi selle või põeb läbi selle koroona on ju, et see on täiesti hämara maa minu jaoks. Mina ütlen lihtsalt, et ootame ja vaatame, et mis saama hakkab. Mul lihtsalt see pilt ka, et kui me internetis, Facebookis kuskil nendes gruppide vahepeal vaatame, mis sõbrad jagavad ja kus nad nii-öelda
osalevad ja mis iganes. Et olengi märganud, et need inimesed, kes ma sain aru ennem koroona nii-öelda vaktsiini vastastest inimestest. Nendest ma saan väga hästi aru, et nad ei taha lihtsalt mingit eksperimente asja. Mina isiklikult tahaks oodata aastaid, näha, mis nende inimestega on, küsitleda neid, kas või podcastis siin, tegid vaktsiini ära. Need, kes on vaktsineeritud siis ühesõnaga. Aasta pärast, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. Ma tahan ise silmadega sind jälgida, kuidas sa muutud mu sinu. Ja no see on miks mitte jah, mõistlik. Mul on ka sõpra, kes on ennast vaktsineerinud ja niivis ja aga podcasti kutsuda, ma tahan teada kohe kõike, kas doktor ütles, milline täpselt, mis nii-öelda selle Big Pharma poolt on see vaktsiin tehtud. Paljud inimesed ei küsi ka seda. See on ka niuke asi, Big Pharma või? Big Pharma või? Ja, need on need meditsiini nii-öelda suured kuradi need Moderna ja Big Pharma, huvitav nimi. Ma hakkasin kuidagi mõtlema nagu, mis see on Big Farm, nagu sea farm, ma hakkasin mõtlema, vaata Animal Farm, Orwell või? Jah, võib-olla valesti sõnastatud ja me räägime eesti keeles ka, et nii-öelda need suured ravimitööstused, et milline nendest oli, et hästi palju nüüd sai ju neid valmis ja ümber maailma igale poole jagatud, aga see oli ka mingi, ma ei ole kindel või ma tahaks nagu reaalselt nagu küsitleda inimesed või kes läheb vaktsiinile, võtke mulle ühendust, ma tahaks, et te küsiksite mingisugused nii-öelda küsimused arstide käest. Ma tahaks teada, mis nad teavad selle vaktsiini kohta ja mis nad tohivad ütlema. Nad oleksid, et mida siis küsida? Näiteks vaatama, ma lähen vaktsineerima, et siis ma tean, mida küsida. Küsida, et nagu kas see on RNA vaktsiin. Need on sama niuke kerge, et nagu peaks olema. Siis missugune firma tegi seda vaktsiini? Öelda, et kas seal on raske metalle sees nagu kloriid ja fluoriid, mingisugune tüüpi nii-öelda raske metalle. Mis see peaks nagu, ma ei tea, mis veel nagu, eks neid küsimusi, kui mul oleks nagu see ees, et sa lähed vaata nüüd, siis ma kindlasti nagu uuriks või küsiks ka veel. Aga mis siis, kui sa arstu pikalt saada, no mis sinu asi on, et mis seal sees on, saad selle süsti kätte ja on. Aga mida fuck'i vaata, mida fuck'i nagu niimoodi käitataksegi, ma pean enda kehasse mingi asja panema, mis nagu sa ütled mulle, et jumal pohku, mis sa küsid siin nagu, siis nagu kahtlane ei tundu veits või? No tundub küll, jah. No see ongi, et inimesed ei küsitle, nad ei vii kuskile sinna piirile neid asju. Küsitlegi inimesed rohkem, ärge pange enda kätt ette, kui sulle tehtakse asju, türa, kui sulle öeldakse hüppe sealt alla, nagu see hüppe alla, palun inimesed nagu küsitlege, mis te teete, mis teile sisse antakse, mis meediast toidetakse teile. Inimesed ei küsitle neid, ma olen nagu natukene pissed off selle pärast nagu. Iga inimese, kui ma tulen rääkima, nad räägivad seda lihtsalt seda samad kuradi kleepsu, mis kõik Eesti inimesed, mitte kõik, aga ma räägin nagu suurem osa nagu, kõik tulevad mulle täpselt seda sama sitta ajama, täpselt sama sitta ja kõik on selle sama meedia poolt toodud. Nagu see ei ole nagu mitte midagi muud, nagu eestlased te olete varjus. Te olete varjus ja te tuleksite sealt varjust välja tulla ja ma ütlen, et ma oleks parem kui teie või teie olete parem. Me kõik oleme, nagu me oleme. Keegi ei ole üksteisest parem, aga prooviks nagu aru saada, mis maailmas toimub sügavamalt kui pinnapealsed meediat. Nagu palun eestlased, tehke nagu uurimistööd nagu. Korrasaga on vahel, aga mul hakkas huvitav mõte tekkis, et see on rohkem nagu sina oled nagu siin podcastil see host nii-öelda külaline, kes räägib kogu aeg ja ma olen nagu see küsitleja. Aga podcast ongi ju tegelikult vaba suhtlemine. Ja. Lihtsalt see tuli. See nagu podcast ongi nagu idee on selles, et me oleme vabalt suhtlevad, et me ei pea nagu küsitlema ja mingitest piirangutes ennast hoidma, kuhu see conversation võib minna ja nii edasi. No mina ses suhtes, see on kahtlane asi küll. See on kahtlane absoluutselt, aga mina ütlen, et ootame, näeme, mis juhtub. Ja kuidas see siin kõik laheneb. Aga... Ma ise tahan loota, et mingi maikuuses enam vähem ikka kohad avataks ja see jamas ikka läheb ühele poole, saab normaalselt suve nautida, sügist nautida, et tasi rütmi läheb. Samas on mõned inimesed, kes ütlevad, et see võib täiesti vabalt, ma ei tea, suve võib ka täiesti pekki minna ja olla lukus kõik, ma ei tea.
noh, elame, näeme, see Elame, on niikuinii, näeme. see on Elame, niikuinii näeme minu just. üks teema, et nagu it is what it is, see on see, mis on nagu ja see, mis tuleb, see tuleb. See on sama hea, et me mingi vaidle, mitte ei vaidle, aga diskusseerime, et kas on olemas nagu mingisugune teispoolsus või midagi, surmajärgne elu, no elame, näeme. Sureme ära ükskord ja siis näeme, kas on midagi või ei ole või lõpetame lihtsalt niiviisi eksisteerimise ära, äkki siirdume kuskile teistesse kohtadesse, no kõik tuleb lõpuks, kõik need vastused, ma usun, et lõpuks tulevad. Varem või hiljem saab need vastused teada. Jah, ma olen seda ma usun, üldjuhul. Jah, aga kui sa koolis õppisid ajalugu, et mis sa lähiajalugu, jah? Jaa, ma õppisin lähiajalugu, aga võtsin ka antiikajast loenguid aga põhiline oli 20. sajand siis. Ma võtsin siit-sealt ka mingeid loenguid, kursuseid. Antiikajast päris palju ja natuke mingi vara keskaega, uusaega pisut, põhiliselt 20. Ja see lõputöö, mille kohta sa selle kirjutasid? Ma kirjutasin oma lõputöö teemal Tallinna keskvangla 1941–44 siis Saksa okupatsiooni ajale. Et mis eesmärk Tallinna keskvangla ehk siis praegune, me tunneme seda hoonet Patarei vangla nime all, mis siis, mida praegu remonditakse ja taastatakse ja üles vuntsitakse. Aga jah, kunagi oli keskvangla selle nimi. Ja siis, et mis seal toimus, kuidas seal see süsteem muutus, kas muutus midagi, milline see vangide igapäevaelu oli, kes olid need põhilised vangid seal. Umbes siukene laias laastus oli see teema. Kas toimusid seal inimsuse vastased kuriteod, mingid mahalaskmised? Toimus küll. Et jah, seda kõike puudutas see minu lõputöö teema. Et ma hakkasin 2012 kirjutama seda vist, oli 2012 või? Ei, varem isegi. Aga ma lõpetasin 2013 ülikooli, et mul läks nagu 1 aasta üle ses suhtes, ei jõudnud valmis kõike asjadega. Aga ja lõpuks sai sellega ühele poole. Kui raske oli seda informatsiooni leida? Väga palju raamatuid on tegelikult, sest mälestused, memuaarid keskvanglast ja inimesed, kes seal Saksa ajal, Nõukogude ajal kinni istusid, Jaan Kross näiteks. Temalt see mälestusi sai lugeda. Siis üks Eesti sõjaväeohvitser 30. aastatest, tema istus seal Saksa ajal kinni ja rääkis oma memuaarides, et mis seal toimus ja kes seal kõik olid ja kuidas see elukorraldus oli. Mõned välismaa ajaloolased on kirjutanud sellel teemal või üldse holokaust Eestis ja kõik see Saksa okupatsioon Eestis suhtes. Ja et on puudutatud ka seda keskvangla teemat. Et kirjandust on ja arhiiviallikaid on samuti. Arhiivides käisin ka seal. Arhiivides külastamas Madara tänaval ja seal on ka neid dokumente sellest keskvanglas sellest samast perioodist. Mingid käskirjad näiteks vanad. Mingisugused telegramm, aga käskirjad, need mingid kirjad, mis iganes. Vangide nimekirjad. Igast asja on seal. Mis see kõige üllatavam asi oli nagu selle ma ei tea, mis välja tuli nagu, mis üllatas sind, et mis nagu ei oleks oodanud seda? See on raske vastata niiviisi, aga ma ütleksin, et see teema oli võrdlemisi morbiidne ja mul oli suht kopp ees lõpuks sellest kirjutamisest ja kõigest sellest värgist. Et jah, suke raske teema oli see. Ise valisin selle. Ei, ma ei kahetse seda, et kas see oli psühholoogiliselt raske nii-öelda vastu võtta mingit informatsiooni? Mitte psühholoogiliselt, seda ka võib-olla pisut, aga ma ei tea. See oli nii oma aega tagasi see kirjutamine, see oli tüütu kohati, see lõpude kirjutamine, see oli tüütu. Okay. Ei viitsi kirjutada enam, ma pigem olen niisugune hobi ajaloolane nüüd ja ma ei viitsi minna tagasi ülikooli, seal hakata uuesti mingi magistritööd kirjutama ja või magistritööd veel peale hakata kirjutama. Ma huvitab mingi teema, võtan raamatu, loen, vaatan dokfilmi. YouTube'is on väga palju ägedaid ja häid dokumentaalfilme teatud perioodidest, psühholoogiliselt kõigest.
seal on näiteks üks tegelane, üks inglise tüüp, Mark Felton on selle venna nimi ja ta väga detailselt räägib seal esimesest maailmasõja sündmustest, teise maailmasõja sündmustest, tagab ta kõigest sellest, uurib, kirjutab, ongi nagu mingi sõjaajaloolane Inglismaalt. Et teda on ka aegalt huvitav kuulata. Suhksed lühikesed YouTube'i videod, mingi 10-11 minutit on ju. Räägib seal, ma ei tea, relvadest, räägib seal, kuidas mingi alla kõige viimane, kõige kurioossem lahing näiteks teises maailmases, mis toimus, oli see, kui 45 aasta maikuuses sõda oli suuliselt läbi ja seal Saksamaal oli mingisugune loss, ma ei mäleta selle nime, kus olid vist mingid Ameerika need sõjavangid ja siis teised Ameerika väed läksid seda lossi vabastama ja nende Ameerika vägedega liituvad ka tegelikult ka Wehrmachti, Saksa sõdurid. Et nagu see huvitav kurioosum oli, kus ameeriklased, sakslased koos võitlesid selle Waffen-SS-i vastu, kus seda lossi seal hoidsid ja neid vange seal kinni hoidsid. Et siuksed näiteks päris huvitav kuulamine oli see. Et väga seinast seina teemad ja päris põhjalikult. Esimesest maailmasest ka mingid ratsavõiksused, relvad, tankid, mingid tankilahing näiteks. Päris huvitav. Voote. Mis see lähiajaloo nii-öelda kõige huvitavam punkt on, millel sa oled keskendunud või? No mul ongi nagu pigem see maailmasõdade periood, et esimene, teine maailmasõda, see vahepealne periood. Sellepärast sul film on ka niuke. No eks sealt see huvi ka ses suhtes. Et seal on ka mega palju mingid igast teooriaid, vandenõu teooriaid tulnud nende selle sõja ja ajalooga seoses ju. Et mingid sakslaste, mingid salajased eksperimendid kuskil, ma ei tea, mingi relvade eksperimendid, Antarktika salajased baasid ja näiteks see film Iron Sky, kui oled kuulnud, see Soome film. Kuunatsid, palun väga, et sakslased 45 aastal rakettidega sõitsid kuu peale, kuu tumedamale poolele, lõid seal mingi kuubaasid näiteks, et maa peale tagasi tulla, inveidida maad on ju uuesti. Ka nagu niisugustes vandenõu teooriatest siis on nagu inspiratsiooni saadud. Ma isegi usun, et seal võib-olla isegi mingi Hitler või teadlased mõtlesid seda välja, aga nad ei kunagi jõudnud seda teha, vaata, see ei olnud reaalne lihtsalt sellel ajal, aga vaata see, nad olid tehnoloogiaga nii palju ees tegelikult maailmast, lihtsalt inimressursse ei otsa, lihtsalt nad tappis lihtsalt põhimõtteliselt oma inimesed nii kiiresti ära. Nendel olid eesrindlikud relvad küll, aga nad ka liiga palju keskenduti kvaliteedile ja mitte kvantiteedile, kuigi sõja ajal on see, et lihtsalt siuke mass production, lihtsalt toota ja lihtsalt saata nagu mida Nõukogude Liit tegi, USA tegi, nad lihtsalt massiivselt tootsid. Aga sakslased keskendusid kvaliteedile ja muidugi need relvad olid eesrindlikud, kõik need raketid, esimesed ballistilised raketid, reaktiivlennukid, aga sest polnud suuremat tolku. Oleks nad oodanud mingi veits rohkem selle teise maailmasõjaga, oleks võib-olla parem seisunud. Oleks veits varunud rohkem seda relvaväge. Seda küll. Aga ega see sõda oleks nagunii tulnud, sest suhtes nagunii poleks sakslased esimest käiku teinud või õigmine ei teinudki nemad. Oleks keegi teinud. See sõda algas suuliselt Aasia maadest, algas pihta Jaapani invasioon Hiinasse aga ega sakslastel suuremat šanssi ei olnud nagu jokutada kaua selles sõjaga, et sisuliselt Saksamaa oli majanduslikult pankrotis 39 aastal, nagu ma olen kuulnud, lugenud natuke. Sõda oli ainus väljapääs nendele. Et see jutt, et seal mingi tahetakse maailma vallutada ja see on võib-olla mingi sõjaaegne propaganda jutt. Kuidas sa hakkad maailma vallutama, nagu see on debiilsus ju. Nad olid küll mingi suht metsa poole, need partei tegelased seal, aga ma just nad nii metsa poole olid need. Lihtsalt sõjatehnika ei olnud nii hea 39 aastat ja hakkame maailma vallutama. See mis ma olen kuulnud, et või ma ei saa 100% kindel olla, sest ma ise saksa keelt ei saa aru sellest.
aga oli üks tõlgitud nii-öelda tema selle Hitleri kõne ja ta rääkis korruptsiooni ja nii-öelda pankadest ja nii-öelda suurtest businessitest nagu praegu on nii-öelda Facebook ja Google ja Big Tech nii-öelda koguni, et ta nagu hoiatas selle vastu ka, et nii-öelda need korporatsioonid võtavad maailma üle, et selle eest ta nagu seisis rahva jaoks, aga see oli puhas nagu reaalne nagu pimedus, millega ta tahtis vastu hakata. Et see, aga mingil määral vaata, kui majanduslikult sa oled pankrotis riigiga ja kui no võtsid laenu võtsid, muidugi nad majanduse said nagu tööle ka ikka, töötuse likvideerisid 30-ndatel, aga sellel kõigel olid ka negatiivsed tagajärjed. Et 6 aastaga Saksamaa nagu majanduskaosest toodi välja ja siis 39. aastast 6 aasta pärast oli Saksamaa tõesti kiviajas tagasi jälle. Ja ülejäänud Euroopa samuti oli täiesti sodiks pommitatud paraku. Aga nüüd natukene mõelda, et nii-öelda kui pankrot ja majanduslangus võib niimoodi viia inimesi sinnamaali, kus algatada sõda, seepärast et midagi muud ja üle, siis on ju praegu ju selle koroonaga võib ka väga vabalt see teed käida. Kui paljud riigid hoiavad lukku aastaid ja inimestel ei ole raha ja siis lõpuks ongi see, et nii-öelda ma ei usu, et mingi hakatakse riskima nüüd mingi 3. maailmasõja puhkemisega, et hakkame mingi, ma ei tea, teineteist reaalselt sõjaliselt pommitama, siis nagu läheb totaalselt käest ära kõik ja kõik veiperaisitakse ikka ära. Aga ju Hitlerid ja asjad ei olnud nii ammu aega tagasi. Sellest on inimesed õppinud, et ma loodan, et ei tule siukest kaost. Aga nüüd on teised võimalused, teised moodused, kuidas siukest sõda võib-olla pidada. Infosõda näiteks. No see on censorship ja see kõik on nagu reaalne teema, kuidas nii-öelda infot hoitakse tagasi värki. Jällegi, ei tea, nagu kas see teeb head? Mina arvan, et see ei tee head. Censorship või? Igat pidi. Ei, ma ei usu, et teeb. Ma ei usu, jah. Sellepärast, et alati siis tuleb uus asi, vaata Trumpiga ka ju nüüd Twitter ja kõik võtsid nad maha, siis tuleb Trump nüüd ju loob ise endale nii-öelda või joinib mingite kohaga, kes ei sensori siis nii-öelda tema nii-öelda teksti ja päris paljud inimesed on selle tagajärjelt, praegu sa võtsid USA presidendi nagu maha. USA presidendi, see on nagu Trump kaotas need valimised ju. Ei, enne valimisi oli juba Twitteris võeti maha ja YouTube'ist niimoodi, et see oli ennem valimist sa võtsid põhimõtteliselt mingisugused Big Techi vennad mõtlesid, et võtame presidendi maha, me oleme. Ei, neile ei meeldinud lihtsalt võib-olla, mis see inimene ütles, see tegi lihtsalt ja ega ses suhtes on, ma usun, et küll, et ega president ei ole kõige võimsam inimene seal, et seal on mingid teised jõud, mis seal otsustavad ja et seda küll, jah, võib-olla. No tuleb küsitleda ja vaadata nendest positsioonidest, et mis, sest et see minu meelest ka nagu selle asjaga ongi see teema, et kui sa hakkad märkama, et nagu kuskil on midagi valesti, siis sa hakkad märkama, et seal on palju rohkem veel valesti. See on ka jällegi see asi, mida me ei taha. Siis sügavamal läheb see, et see võrgustik nii-öelda, võib olla. Mis veel? Kas tahad midagi veel lisada? Kas sa tahad midagi rahvale öelda, et ma ei tea, rahunegu maha, chill pill, võtke paar õlle üksi kodus perega, ärge minge välja siis nagu, ärge minge siis nagu kuulame seda valitsust. Jumala eest ärge minge välja. Ja sul on koroona, jumala ikka, kui see hull peast läheb poodi ilma maskita, see vend on lihtsalt enese, ta tapab teisi ja ta tapab ennast. Ja, aga samas mõned inimesed, kes lähevad nagu ilma maskita poodi ja siis neil tuleks ilusti, tuleb see turvamees või politsei töötaja, kes iganes tuleb, palub, et kuule,
panes maski ette ja siis ta hakkab lihtsalt mingi Jaurama. huijama, jaurama, et türa minu õiguseid rikutakse, mis asja, kus see põhiseaduses kirjas on, no see on ikka idiootne. Jaa, selles suhtes nad võiksid... Ta nagu teab, et peab mask olema, aga ta lihtsalt provotseerib. No, ma arvan. See on idiootne natukene. Vaata, nii-öelda... Mina ütleks, et need, kes maski vastased, mis ei taha maski kanda, rahunegi maha veits, et kui politsei tuleb või töötaja tuleb, nagu ärge hakkake jaurama, vaata. Öelge, et ei, ma ei taha maski ja kui nad paluvad, et minge poest ära või midagi, võib-olla ütle, et kuule, ma maksan ära ja siis lähen ja ma ei tule tagasi või midagi niimoodi. Või pane need asjad kuskil ära ja mine välja siis nagu, kui sa ei taha, kui sa ei ole kuskil teine pood, kus küsita, nagu ma olen siiamaani, ma ei ole poes maski pannud, ainult siis, kui üks kord ma olin haige ja no ma teadsin ma... Aga sulle pole keegi nagu ei tulnud mingi turvatöötaja sulle, kule, et... Ei, mul ei ole mul on politsei ükskord Kristiine keskusest tuli vastu. Me olime sõbraga kahekesti, kõndisime, mõlemal maski ei olnud ja siis politsei tuli vastu ja siis nägid meid ja siis ma ei tõmmanud maski pähe, mu tuttav tõmbas maski pähe, vaata. Ja siis politsei küsis meilt, et kas te võtate selle maski ära, kui kohe ümber nurgale läheb, siis mu sõber ei vastanud, vaatasid mulle otsa ja siis ma tõmbasin maski või selle, mitte maski, aga salli tõmbasin endale nina juurde ja ütlesin, et just nii. Ja soovisin nendele ilusat päeva ja kõndisin rahulikult keskuses edasi, ilma et oleks jaurama hakanud. Ja see on ka, et neid jauramisi, vaata, neid levitatakse sotsiaalmeedias, mitte seda, et kus Hendrik Viil oli äkki väga viisakas politseidega ja oli nõus isegi rääkima lähemalt. Need tüübid ise filmivad seda, kuidas nad seal mingi politsei või turvatöötajaga jorisevad lihtsalt ja siis postivad Facebook, vaat näete, milline türann ja no ma ei tea, tuleb jumal. No, seal on politseiga ka, et nii-öelda ma olen mõndasi neid videosi vaadanud siin Eestis ja kuidas politsei on soovinud nii-öelda halba sellele inimesele, et ma soovin, et sa saaksid selle koroona ja elaksid väga halvasti selle läbi. No, nagu mis politsei ütleb seda nagu, mis hetkest politsei võib emotsioone kasutada enda tööametis? Nagu kui see on juba... Ma ei tea, võib-olla tüüp oli läbi põlenud lihtsalt iga päev pidi toime tulema ja mingi tegelema nende, ma ei tea, nende tegelastega, jorssidega lihtsalt viskas üle lihtsalt. Ise otsivad. Aga ei, see on, kus siuke video oli, ma pole seda näinud. Oli Solarise keskuses oli see. Ja ütleski politseitöötaja. Ja ütles niimoodi, ma olin väga üllatunud, et niimoodi tohib rääkida ametikohal, et see on minu mõist päris nii. Ja ikka võiks siukse distsipliini säilitada ja veel politseitöötaja ka või riigitöötaja, sest suhtes teenistuja, aga no jah. Aga no eks saan samas politseist ja nendest ka natukene aru, et no ise ka on kopp ees, nad peavad seda tööd tegema, jälgima kõike, et kõik seal mingi maske kannaks ja siis mingi keda korrale kutsuma. Ma ei usu, et nad tahavad teha seda, nendel ka mingid omad elud, omad tielad, probleemid, sest suhtes nad ei taha nagu seda jamaga tegeleda, sest suhtes ma saan nendest ka aru tegelikult. Seal Hollandis oli niuke case, et kus põhimõtteliselt politseid olid protestijad väärkohelnud, olid seal haiget teinud, täiesti rahumeeli protestijad. See oli need maskivastased või need, kes tähendama seadusi. See oli, ma ütlesin Hollandis. Hollandis, sorry. Et Hollandis ja seal oli see, et politsei siis oli väärkohelnud nii-öelda inimest, kes oli protestinud ja ta oli rahulikult olnud, videod, kõik olid olemas, vaata. Ja nüüd, kui oli see ülemaailmne nii-öelda meeleavaldus selle vabaduse eest, siis tulid ka militaarist nii-öelda kaitseväest, sõjaväest tulid inimesed protestima, sellepärast, et see on juba liiga kaugele läinud, kus politsei nagu protestia nagu rahva poolele protestima. Ja see ongi, kui me enda Eesti riigi ja ka mujal maailmas juba näeme, et me keerame juba riigi enda vastu. Et mis on ju järgmine politseist on ju meie kaitsevägi ja kui kaitsevägi on juba vastane politseile, sellepärast, et nagu see on juba nagu, me oleme ikkagi lõppude lõpuks inimesed. Lõppude lõpuks me oleme kõik inimestel, meile viskab kopa ette.
Te võite selle Eesti riigi aastaks kinni panna, aga need inimesed, kes üles ärkavad, hakkavad protestima, teil ei jää midagi muud üle. Aga ühesõnaga, kas arvad, et valitsus nagu bussidki inimesed nii kaugele, et lõpuks kõik tulevad tänavale ja tegelikult korralagedus tuleb. Aga miks pärast valitsus midagi siukest teevad, lihtsalt oma enda riiki täiesti kapitaalselt perse keerata, sest suhteliselt tuleks midagi korralagedus. Ameerikas ja vaata, kui palju homelesseid on California osariigis ja Eesti. Ja samamoodi Euroopa tuleb järgi, samamoodi UK-s on juba 10 000 inimesi. Ümber Euroopa on 100 000 inimesed juba tänavatel. See juba algab samamoodi nagu USA, meil on juba selge pilt, kuhu see asi viib. Ikka Eesti riik viib edasi seda. Seepärast me oleme koerad, me ei tee seda, mida me iseseisvalt tahame teha, aga me allume Euroopale. Seda küll, aga eestlastel puudubki siukene oma valitsemise kogemus, kuna me oleme sajandeid olnud võõrvõimude koosseisus vallutuste all. Meil oli 20 aastat iseseisvust, esimene vabariigi aeg ja siis tuli uuesti see ja Gamma-Jaab tuli pihta. Ja eestlased nõukaajal olid ka vägagi siuksed ustad kommunistid. Väga otsekoheselt kindlalt täitsid ära Kremli käskeses suhtes. Praegu lihtsalt Brüssel ja Washingtonis tulevad. Me ei oskagi ise mõelda, ses suhtes on pigem ma arvan, et me oleme nõus ses suhtes, et nõustume. Kogemust ei ole, me nõustume, mitte ei nõustu, see terve podcast on olnud väga nii-öelda, ma ei tea, mulle meeldis nagu sinuga juttu rääkida ja sa challenge'id mind ja küsisid mult küsimusi ja samamoodi mulle meeldis selle imelike filmide festivalis kuulda ja nendest imelikest filmidest ja ootan su järgmist filmi, mis annan teada, kui tulevad mingid IFI festivalid, kui siin need piirangud maha võetakse ja siis kindlasti annan teada ja imelike filmi festival Facebookis on meil ka täitsa eksisteerime. Panen alla ja saate külastada ja vaadata, mis Julius pakub seal. Jah, absoluutselt. Ja YouTube'is on Reich of the Dead ilusti olemas ja varsti üritame teeme treileri teisele filmile ka valmis. Nii et võtke silma peale, subscribe'ige. Ma jagan kõike ja. Aga väga hea vestlus oli ja huvitav. Ja niimoodi leiamegi tõde, kui me lihtsalt üksteisega räägime ja ei tekita siin mingi poliitkorrektsuse värki, et piirata oma rääkimist. Tõde kuskil on ses suhtes, aga kuskil on seal vahel, me ei tea, me ei tea praegu, mis tõde on, aga mina olen selle jaoks selle podcasti teinud, et äkki me leiame mingi tõde siin. Tuleb 100 külalisi mul läbi, äkki selle sealt 100 seas, siis võtad selle arvatad see keskmise välja, mis see jutt oli, siis jutust see kuldse keskmise arvatad välja, see oli enam. Seda ka ei uskuda ei saa, kuidagi tead, tunne, vaata inimestel on see südametunne või see kõhutunne, vaata kui midagi on valesti, sa tunned ära selle ja see ongi, et inimestel on aktiveerinud see värk, et nad ei proovi ratsionaalselt enda vastu liikuda, aga nad on tundnud seda südametunnet või seda kõhutunnet ära see üldjuhul ei valeta et see ongi, et nagu, et inimesed kuulake enda südant, kuulake enda kõhtu tehke seda, mis teile tõesti nii-öelda pinget pakub elule, et nii-öelda millele aega panna ja lihtsalt lähme edasi ja nii ta on. Ja tore, viska käppa ja boom. Ja tänud sulle ja tänud teile kuulamast, ilusad inimesed ja tšau. Bye.